Tere! Tere hommikust kõigile! Mina olen Eeva, mina olen BI ärisuuna juht Oiksu Digitalis ja mul on hea meel teid tervitada meie tänasel veebiseminaril, kuidas lahendada tehisaruga probleeme, mida juturobotid ei suuda. Ma tean, et te kõik veel siin liitute, aga ma vaikselt alustan. Et mõelge hetkeks, kui suur osa teie AI kogemusest viimase kuu jooksul piirdub küsimusega, palun kirjuta mulle üks tekst, palun kirjuta mulle üks e-kiri, kirjuta mulle kokkuvõte, tee mulle memo. Kui vastus on üsna suur, siis te pole üksi. Paljud AI lahenduste kasutajad arvavad täna ja juba, et me oleme jõudnud juturobotite mesinädalate lõppu. Et see, mida juturobotid meile pakuvad, on saanud juba igapäevatöö osaks. Nii, ma kuulen kedagi seal. Et alguses oli vau-efekt. AI vastas viisakalt, vahel ka enesekindlalt, kuid üsna valesti, aga alati väga kiiresti. Siit siis jõuamegi selle meie tänase webinari põhiküsimuse juurde, et mida teha nende probleemidega, mida juturobot küll ilusasti kirjeldab, aga päris ära ei lahenda. Näiteks, miks eelarveotsused on endiselt andmetepõhised, vabandust, mul siin tehniline probleem, või miks see prognoos on tehtud selline, nagu ta on arvutatud. Sellest me tahamegi tänasel webinaril rääkida. Et täna ma olen siia siis endaga kaasa kutsunud kolleegid Karl-Kristjan Puusepa, kes on meie ettevõtte siis AI konsultant ja arendaja, ja Hendrik Matjejevi, kes on samamoodi AI arendaja ja kellega me koos oleme juba nii mitmeski kliendis lahendamas juba konkreetseid ettevõtte spetsiifilisi probleeme ja kitsaskohti AI lahendustega, mis ei ole enam lihtsalt juturobotid. Karl-Kristjan räägib meile siis alguses sellest probleemi põhiteemast, räägib meile AI-st lähemalt ja Hendrik siis räägib konkreetsematest näidetest. Mina Eeva ja minu soov siit edasiminekuks ongi, et ma loodan, et te naudite tänast webinari ja saate siit mõne hea mõtte, mille pealt edasi tegutsema asuda. Ja lõpus ehk kohtume korra veel. Et ma annakski nüüd siit sõna Karl-Kristjan sulle. Jah, tere, on mind näha kuulda? Jaa. No pikka tutvustust siis ei ole vaja. Mina olen see Karl, kellest sai räägitud. Siin all on Hendrik, meie oleme siis mõlemad AI arendajad Oiksios. Kuna oleme tehnilised inimesed, siis võib juhtuda, et kohati räägime tehnilist juttu. Vabandame ette, kui läheb segaseks. Aga teema on jah selline huvitav ja võib-olla natukene kohati nagu üldhariv, et kuidas lahendada tehisaruga probleeme, mida juturobotid ei suuda. Ma siis panen oma esitluse ka siia ette. Vaatame, kas ta tuleb läbi. Huvitav, tundub, et ei tule. Üks moment. Praegu ei ole näha veel. Aga ma jagan vist siis parem ekraani lihtsalt. Tundub, et... Nii, nüüd võiks olla vist näha. Olemas.
olemas. Aga noh, hakkame pihta siis sealt, kust võib-olla see asi alguse saab, mis on need kaks koledat tähte, A ja I. Noh, inglise keeles artificial intelligence, meie ütleme tehisintellekt või tehisaru. Tegelikult eesti keeles on toredalt kasutusele võetud juba TI, mis võib-olla on natuke väldib sellist estonglish'it. Aga noh, ma usun, et kui me mõtleme selle mõiste peale, noh, tehisintellekt või tehisaru, siis esimene asi, mis kõigile pähe tuleb, noh, loomulikult on ChatGPT. See on kuidagi üldiselt saanud selles üldises meelsuses ja kultuuriruumis nagu mingisuguse oma tähenduse. Noh, ja sinna kõrvale kindlasti paljud teavad ka selliseid mudeleid nagu on Copilot või Gemini. Hästi palju on tutvust kogunud viimasel ajal Claude, Grok, DeepSeek, Metal on veel Llama olemas. Et neid on erinevaid tohutult palju. Ja kuidagi me tõmbame selle võrdusmärgi, selle AI ja nende nimede vahele. Ja noh, mingis mõttes on see adekvaatne ja nii noh, põhimõtteliselt ongi, aga samas on iseenesest tegemist sellise väga väikse tükikesega sellest, mida tehisintellekt reaalselt endast kujutab. Et noh, kui me räägime nüüd nendest konkreetsetest mudelitest, siis millega on tegu, need on LLM-id ehk siis suured keelemudelid. Noh, see kolmetäheline akronüüm tähendabki inglise keeles Large Language Model ja noh, nagu see võiks ka viidata, siis keelemudel tegeleb keelega. Ehk siis ta on võimeline vastama mingisugustele küsimustele, ta tegeleb tekstiga. Ja noh, sellest ma räägin ka pärast pikemalt, et kuidas nad siis päriselt töötavad, aga printsiibis, mida nad teevad, on see, et nad genereerivad lihtsalt teksti. Selle põhjal, mis neile on sisse antud, nad üritavad pikendada seda sama teksti sama stiilis. Aga noh, loomulikult sellega kogu nagu see tehisintellekti maailm ei piirdu, et me võime siit liikuda niimoodi, noh, selle asja näitlikustamiseks ma olen loonud sellise, kuidas siis öelda, taksonoomia või kaardi sellest, et mis asi reaalselt tehisintellekt on. Ja kui me liigume siin nüüd nagu haruvõrra ülesse, siis me jõuame sellisesse žanri, nagu on NLP, ehk siis loomuliku keeletöötlus. Noh, jällegi nagu nimi viitab, NLP, Natural Language Processing, tegeleb samamoodi keelega. Aga nüüd me oleme juba maailmas, kus keelemudelid kui sellised tegelikult nagu rolli ei mängi. Noh, hea näide sellest on näiteks Siri. Et kui sa oled mõelnud sellele, et kui sa räägid oma iPhone'i käest, küsid, ma ei tea, mis on praegu ilm, pane mulle selline märge, helista emale, siis see, mis seal taga toimib, tegelikult ei ole keelemudel. Ja noh, tõsi on, tuleb nüüd tunnistada, et Apple on viimasel ajal hakanud keelemudelitega mängima. Mingi osa Sirist tõenäoliselt on ka keelemudel, aga väga pikka aega oli tegemist lihtsalt küsimuste ja vastuste pangaga, mis oli väga hästi kokku pandud sellise algoritmiga, mis siis oli võimeline vastama sulle justkui selline abiline. No, teine veel lihtsam ja veel sellisem, noh, mingis mõttes arhailisem näide on näiteks Gmaili spämmifilter, kui me mõtleme sellele, et meil satuvad spämmi kausta mingisugused kirjad, siis seda loomulikult ei tee keelemudel, kes noh, genereerib ainult teksti, seda tehakse mingisuguse klassifitseerimismeetodi abil. Et noh, tavaliselt on selleks siis see, et me võrdleme seda eelnevate spämmikirjadega ja üritame leida sealt mingisuguseid sarnasusi või siis me võrdleme neid meiliaadresse, kust need tulevad. Et seal taga jookseb samamoodi algoritm lihtsalt selle kirja peal, mis siis üritab tuvastada mingisuguseid märkmeid sellest, et tegu on võib-olla pahatahtliku kirjaga. Aga loomulikult siia see asi ei lõppe, me saame liikuda veel ülespoole selles taksonoomias. Ja kui me teeme nüüd sammu ülesse siit, siis me leiame ennast generatiivse AI maailmast. Jällegi, nagu nimi viitab, generatiivne AI midagi genereerib, mingisuguse sisendi põhjal üritab anda mingisuguse väljundi millestki, mida siis võib-olla eelnevalt olemas ei olnud. Et selle asemel, et ma ei tea, ennustada või klassifitseerida, me loome midagi uut. Noh, paljud on kindlasti kokku puutunud igasuguste pildimudelitega. Üks selline avamudel on näiteks Midjourney. Paljud kindlasti teavad ChatGPT DALL-i kohta päris palju. Üritan meelde tuletada, milliseid võiks veel olla läbi käinud, hetkel ei tule meelde. Aga neid mudeleid on väga palju. Noh, printsiip väga lihtne, üritad kirjeldada loomulikus keeles mingisugust pilti ja tema üritab sulle anda vastava pildilise vastuse siis. Aga genereerima ei pea ainult pilte, võib ka genereerida näiteks videosid. OpenAI Sora on väga hea näide sellest.
mis minu teada hiljuti nüüd hävitati ära, sellepärast et oli oht, et sellega genereeritakse asju, mida võib-olla eetiliselt ja moraalselt nagu ei tohiks. Sihuke tore mänguasi on veel olemas nagu Suno, mis on nüüd viimasel ajal populaarsust kogunud, millega saab kirjutada muusikat. Kes ei ole proovinud, soovitan, päris lahe tööriist. Töötabki nii, et sõna otseses mõttes kirjutad talle tekstiliselt ette, millist muusikapala või laulu soovid, et ma tahan džässlugu, taktimõõt olgu 3/4 ja las ta moduleerub refräänis, ma ei tea, pool tooni ülesse. Ja ta kirjutab sulle selle valmis. Selle üle on nüüd palju debatti, et kas päriselt peaks muusikat niimoodi kirjutama. Stig Rasta näiteks on vist öelnud, et tema kasutab seda selleks, et oma lugudele põhjad teha. Aga vot selline tööriist. Ja noh, ka näiteks 3D mudeleid võib genereerida nullist. Et teed, ma ei tea, arvutimängu, sul on vaja automudelit, siis on olemas sihuke tööriist nagu Nvidia Get 3D. Kirjutad talle lihtsalt teksti ette ja ta annab sulle mingisuguse 3D mudeli. Aga jällegi siin ei lõppe see asi, me peame üles veel liikuma ja jõuame generatiivsest AI-st veel sammu võrra ülesse. See on kõik osa sellisest harust, nagu on sügavõppe ja närvivõrgud. Noh, tõenäoliselt seda nime närvivõrk on võib-olla paljud kuulnud. Printsiibis, mis ta üritab olla nagu inimese aju. See on muidugi tohutu lihtsustus, aga ideeliselt jah, me üritame luua mingisugust süsteemi, mis siis õpib asjad nii selgeks, et me tegelikult ei saa enam aru, kuidas ta valikuid teeb. Ja jällegi siia võib tuua väga palju erinevaid näiteid. Üks, mille peale me võib-olla ei mõtle, aga mis on väga klassikaline näide sellisest närvivõrgu süsteemist, on tegelikult Face ID. Et kui me mõtleme, et me teeme oma telefoni lahti oma enda näoga ja ta peab kuidagi aru saama sellest, et kas see inimene, kes nüüd sinna kaamerasse vaatab, on see õige inimene seda telefoni avama. Ja siis tegelikult, mis juhtub, on see, et seal taga on üks närvivõrk, mis on treenitud siis sinu andmete peal, kui sa oled esmakordselt oma telefonis siis oma selle näoskanneeringu ära teinud. See punktipilv läheb kuskile masinasse, mis treenib siis ennast selle peal. Ja tekib selline närvivõrgu mudel, mis siis üritab aru saada sellest, et kas see nägu, mis seda telefoni avab, on sinu oma või ei ole. Noh, loomulikult me oleme praeguseks jõudnud päris kaugele sellest LLM-i maailmast, ilmselgelt tegemist ei ole keelemudeliga, aga loomulikult on see täpselt samamoodi tehisintellekt, mis siis seda haldab. Teine näide, paljud on kindlasti kasutanud Shazam. Kui kunagi on tekkinud küsimus, et mis lugu parasjagu käib või mis muusikapala, siis Shazam on tore äpp, paned käima, salvestad natuke aega, umbes 2-3 sekundiga, ütleb ta sulle täpselt, kes on esitaja ja mis on muusikapala nimi. Et töötab täpselt samamoodi sellisel närvivõrgul, mis siis üritab tuvastada seda parasjagu kuuldavat muusikapala. Natukene eklektilisem näide on võib-olla veel AlphaGo, mis oli kunagi sellises nohikute tehisintellekti maailmas oli väga suur läbimurre. Kui siis, pikalt ei hakka laskuma, aga on olemas selline mäng, mis on Aasia riikides väga populaarne nagu Go, mis on siis tuntud just nagu arvutitehnikutele selle poolest, et ta on tunduvalt keerulisem kui male. Ja arvati, et seda kunagi arvutitega nagu lahti ei muugita, sest et ta on niivõrd keeruline mäng. Aga tuli Google, tegi närvivõrgu ja praeguseks minu teada AlphaGo on mitu korda maailmameistreid alistanud selles mängus. Et see närvivõrkude maailm on selles mõttes väga võimas ja sellega saab väga palju ära teha. Aga jällegi siin see ei lõppe, liigume jälle sammu võrra edasi. Kui me räägime närvivõrkudest, siis tegelikult me räägime alati masinõppest, mis on omaette selline klassifikatsioon selles taksonoomias. Neid näiteid on toodud nii palju juba, et rohkem ei hakka. Aga lihtsalt, et oleks mainitud, siis masinõppeid on ka väga palju erinevaid, seda stiili on väga palju erinevat, olemas juhendatud masinõppe, juhendamata masinõppe, ise juhendatud õppe, stiimulõppe. Tegelikult on neid veel, et jällegi see maailm on väga-väga lai ja mida rohkem me siit nagu üles lähme, me näeme, et see keelemudelite nurk siin hakkab nagu aina rohkem kahanema. Ja jällegi siit saab teha sammu üles ja me jõuame tegelikult selle ühise nimetajani, mis on siis see tehisintellekt. Ja nagu näha, siin vasakul on jäetud jälle natuke ruumi, sest et loomulikult see masinõppe ei ole ainuke haru selles. Kui me räägime tegelikult tehisintellektist kui sellisest, siis klassikaline AI selle kõige esimeses mõistes, mis ta on olnud võib-olla juba, ma ei tea, 60-ndatest peale,
on selline hästi kirjutatud tark süsteem, mis siis suudab kas asendada inimest või on inimesest millestki parem. Noh, suurepärane näide sellest oli see 90-ndatel suur läbimure, kui Deep Blue esimest korda võitis Kasparovit malematšis. Et see oli võib-olla esimene selline suurem hetk, kus mingisugune tehisintellekti süsteem suutis siis võita inimest, just parimat inimest milleski, kus inimesed olid siiani nagu domineerivad. Ja noh, praegu suudab loomulikult sinu telefon võita ka maailmameistrit males. No teine hea näide on näiteks Waze. Me tegelikult ei mõtle väga selle peale, aga see sama algoritm, mis mõtleb selle peale, et kuidas sa jõuad punktist A punkti B võimalikult kiiresti, siis tegelikult tegemist on täpselt samamoodi tehisintellektiga. Ja siis siin all nurgas on see kõige võib-olla unustatum nurgake, mis samas meile kõige rohkem meeldib, on see sihuke andmeteaduse valdkond. Kui sa lähed õppima ülikooli IT-d või ka spetsiifilisemalt just tehisintellekti, siis tegelikult andmeteadus on see kõige esimene samm. Siin asuvad need täiesti fundamentaalsed asjad, ilma milleta ei saa. Noh, siin on igasugused aegridade mudelid, geneetilised mudelid, Markovi mudelid, optimeerimismudelid. Need nimed ei ole selles mõttes otseselt olulised, aga kui me mõtleme näiteks selle peale, et kuidas me ennustame ilma, siis tõenäoliselt, noh, mitte tõenäoliselt, aga kindlasti on seal taga just sellised statistilised mudelid, mis on siis kokku pandud lihtsalt väga intelligentsel viisil. Ja rohkemat selles mõttes ei olegi vaja ja ta kuulub täpselt samamoodi sellesse tehisintellekti laiemasse valdkonda. Aga tuleme tagasi selle alumise nurgakese peale siin, mis on nüüd nagu unarusse jäetud ja mõtleme siis selle peale, et miks me tõmbame selle võrdusmärgi sinna selle AI ja nende keelemudelite vahele või kuidas need keelemudelid tegelikult üldse töötavad. See on nüüd muidugi siuke jutt, mida on saanud söögi alla ja söögi peale, aga võib-olla on mõistlik ta ikkagi üle toonitada veel juhuks, kui keegi näiteks ei tea. No mida teeb keelemudel? Tegelikult kapoti all töötab ta täpselt niimoodi, et tal on mingisugune sisendtekst, mis jääb kuskil pooleli. Noh, klassikaline lause, kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba. Ja nüüd tekib küsimus, kuidas see tekst peaks jätkuma. Ja mida teeb keelemudel on see, et ta pakub lihtsalt järgmise sõna, järgmise silbi, vahepeal ainult järgmise tähe, mis on tema arust kõige loogilisem sellesse järgnevusse. Noh, ilmselgelt antud juhul see peaks olema alanud. Ja sellisel kujul, nüüd kui on see alanud loodud, ilmub see küsimärk põhimõtteliselt selle lause lõppu ja ta üritab välja mõelda, mis võiks olla järgmine sõna ja siis järgmine sõna ja nii edasi, kuni siis valmib terviktekst. Ja alguses need mudelid täpselt sellised olidki. Ehk siis, kui me räägime näiteks OpenAI'st, siis ammu enne seda, kui oli olemas ChatGPT, oli olemas selline veebileht nagu Talk with Transformer, kusjuures see T-täht seal GPT-s tähendabki transformerit tegelikult, aga see printsiip siis tegelikult oli see, et sa saidki kirjutada mingisuguse teksti alge, mingisuguse, ma ei tea, luuletuse või mingi fiktsiooni sinna umbes. Ja ainus asi, mida ta tegi, oli see, et ta lihtsalt jätkas seda teksti. Täpselt sarnasel stiili, nagu praegu sai näidatud. Aga siis tekib ka küsimus, et kust siis see keelemudel muutub nagu juturobotiks või kust me liigume nagu sellest transformerist, liigume selle ChatGPT juurde. Noh, ja selle jaoks on selline asi nagu prompt. Ja mida teeb prompt? Põhimõtteliselt tähendab see seda, et iga kord, kui me pöördume selle keelemudeli poole, siis saadetakse talle enne seda selline tekst. Sina oled ChatGPT. Sul on selline isiksus, sa pead vastama sellisel viisil. See tekst on loomulikult palju pikem, seal on mingisugused eetilised piirangud, seal on erinevatele tööriistadele viited, aga põhimõte on väga lihtne. See tekst, mida ta üritab pikendada, selle teksti sees on juba kirjeldatud ka tema enda nii-öelda isiksus ja see viis, kuidas ta peab vastama. Ja järsku tundub siis meile, et tema vastused on väga intelligentsed, et ta mõtleb asjade peale. Aga seda osa nii-öelda seda peidetud prompti me tegelikult kunagi ei näe. Et sinna otsa lihtsalt liidetakse meie sõnum ja tema tagastab selle pikendatud teksti nii-öelda.
Siis võib küsida ka seda, et ühel hetkel tulid sellised thinking mudelid või reasoning mudelid, mis võiks viidata mingisugusele mõtteprotsessile. Siin kõrval on selline tore diagramm, mida kasutati esimeste nende mõttemudelite nii-öelda müügiks ja järsku tundus, et keelemudelid on hakanud tõepoolest inimese moodi mõtlema või looma sellist loogilist nagu mõtete jada. Ja see reklaam oli niivõrd hea, et ta peitis ära selle mingis mõttes absurdselt lihtsa meetodi, kuidas seda tegelikult tehti. Ja nüüd murrame selle illusiooni. Mis tehti, oli see, et sellele promptile liideti praktiliselt üks lause. Noh, see lause on tõenäoliselt natuke pikem, aga tegelikult öeldakse sellele mudelile siis, et anna umbes paragrahv enne seda, kui sa päriselt vastad, kus sa kirjutad välja oma mõttejada. Ehk siis enne, kui see mudel kirjutab lihtsalt selle vastuse, kirjutab ta ka umbes ühe lõigu teksti selle kohta, et mida ta mõtles nii-öelda või mida võiks mõelda enne, kui vastust anda. Ja tuli välja, et kuna seeläbi sellel hetkel, kui ta vastuse annab, on enne seda natuke rohkem nii-öelda mõistlikku juttu, siis ta ennustab ka paremaid tulemusi. Aga räägime sellest, miks siis keelemudelid või mille poolest nad on võib-olla kõige rohkem tuntud, on hallutsinatsioonid. Et kust tulevad valed vastused või miks ta vahepeal räägib väga enesekindlalt täielikku jama. Noh, nagu sai räägitud, siis nendele lausetele me ennustame lõppu seda õiget sõna. Aga see ennustamine ei toimu niimoodi, et me valime ühe konkreetse sõna ja valime seal kõige populaarsema. Vaid mis tegelikult juhtub, on see, et ta omistab mingisuguse tõenäosusprotsendi väga paljudele erinevatele sõnadele. Noh, lihtsalt kujul me võime praegu siin mõelda, et alanud on kõige tõenäolisem, aga kuskil tema seal nii-öelda sõnade pangas on olemas ka sõnad lõppenud, läbi, ära jäetud ja nii edasi. Millel kõigil on küll palju väiksem tõenäosusprotsent, aga mis juhtub, on see, et ta lükkab käima mingis mõttes, noh, see on nüüd väga lihtsustatud, aga põhimõtteliselt läheb käima selline lototron, kus alanud tõepoolest on kõige tõenäolisem. Aga noh, nagu ka ruletilaual võib vahepeal see roheline null tulla, siis mis vahepeal juhtub, on see, et valituks saab hoopiski sõna, mis on faktuaalselt lihtsalt vale. Ja kuna tal puudub nii-öelda võime minna tagasi ja mõni sõna tagasi võtta, siis ta ütleb ühe vale sõna ja pärast seda ta peab hakkama kuidagi õigustama seda, millest tulenevadki siis sellised väga enesekindlad eksimised. Noh, on ka teine põhjus, miks hallutsinatsioonid tekivad. Väga selline populaarne näide ühel hetkel. Kui siis sooviti, et pitsa külge jääks juust paremini, siis Google'i AI soovitas, et lisa umbes 8 tassi liimi. Et kust tuleb selline mõte üldse? Mõte on väga lihtne. See mudel on ju millegi peal treenitud. See tähendab seda, et ta võtab oma seda tulemit kuskilt reaalse andmestu pealt, et ta on näinud seda lauset, kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud tõenäoliselt 1 000 000 korda ja teab, et väga suure tõenäosusega see järgmine sõna võiks olla alanud, et selline sõnade järgnevus on lihtsalt loogiline. Ja antud juhul ka kuskil foorumis postitas keegi lihtsalt läbi sarkasmi, et tema lisab enda pitsa külge alati liimi. Noh, mudel, mis ilmselgelt ei tea midagi ei huumorist ega sarkasmist, võttis seda tõe pähe, arvas, et see sõnade järgnevus on loogiline ja niimoodi sülgas ta välja sellist jama. Ja selliseid näiteid on tegelikult väga palju. Aga me oleme siiani rääkinud ainult tekstist, et kuidas ta siis tegeleb nagu piltidega, et me oleme, noh, ChatGPT-sse saab ju panna pilte ja saab otsida netist asju, saab kirjutada koodi, et kuidas ta kõiki neid asju nagu siis teeb. Loomulikult see prompt, mis ma näitasin, oli lühendatud ja lihtsustatud. Tegelikult see promptis on ka näiteks sellised tükid nagu tools ja põhimõtteliselt see tähendab seda, et sellel keelemudelil on siis võime kutsuda välja teisi tööriistu. Mis siis tähendab tegelikult, et kui sa ütled talle, et genereeri mulle pilt, siis ega see keelemudel ei ole see, mis selle pildi genereerib. Vaid ta põhimõtteliselt saadab sõnumi sõbrale Tallile, mis on siis pildi genereerimismudel, ütleb talle, et kasutaja tahtis sellist pilti ja tööle läheb hoopis mingisugune teistsugune mudel. Et läbi selle on kuidagi pandud sinna külge selline oskuste jada,
aga mida see tegelikult tähendab, on see, et meil on väga palju erinevaid mudeleid, mis on niimoodi nagu MacGyveri teibiga põhimõtteliselt kokku liimitud. Aga konkreetsematest näidetest nüüd, kus siis võiks kasutada võib-olla keelemudeli asemel selliseid spetsiaalsemaid ja targemaid asju, räägib teile Hendrik. Aitäh. Me vaatasime nendele erinevatele AI tööriistade peale ja leidsime siis 3 niisugust peamist teemat, millest me tahame nüüd rääkida. Nendeks on ennustusmudelid, pildi ja dokumendi analüüs ja siis optimeerimismudelid. Ja need on siis kõik äriliselt kasutatavad ja on ka paremad kui keelemudelid. Ja selle näitlikustamiseks me tegime niisugused lihtsakoelised näited ja siis võrdlesime, et kuidas lahendab keelemudel ja kuidas lahendab päris tööriist neid ülesandeid. Ja siis esimeseks ülesandeks võtsime aasta läbimüügi ennustamise, kus siis meil on ette antud niisugused andmed, tavaline Exceli tabel, kus on meil mingi poe, tegelikult on apteegi andmed, kus on siis erinevad poed, päevad, siis nende läbimüük sellel päeval, klientide arv, kas seal on kas pood on lahti, kas poes on allahindlus, kas on koolivaheaeg või tähtpäev ja selle põhjal me tahame nüüd ennustada, et mis saab tulevikus. Ja nüüd, kui minna edasi ja anda see terve andmestu AI-le, siis esiteks peab selle tulemuse võrdlemiseks tegema seda 8 tükiks, kus meil on siis treeningandmed, mis me anname mudelile ja valideerimisandmed, mis lähevad meil võrdlusesse selle ennustusega, et siis me näeme, et kas see tegelikkus vastas reaalsusele. Ja kui me tahame päriselt ennustama hakata tulevikku, siis anname lihtsalt kõik andmed. Ja nüüd, kui edasi minna, siis siit andsime selle andmestu Gemini Pro'le, mis on üks kõige paremaid AI mudeleid praegu. Ja ta tegelikult tegi päris ilusa graafiku, jooksutas seal taga neid kõiki koodi asju ja mõtles pikalt ja kokku 75 sekundit. Ja saime sellise graafiku, kus ta on siis nädalate kaupa kokku liitnud need müüginumbrid ja siis mingil meetodil, me ei tea, mis meetodil, ennustanud, et mis võiks tulevikus juhtuda. Ja siin tekib küsimus, et kust ta need sai, kuidas me seda ennustust saaksime nüüd päriselt kasutada, et tahame neid andmeid kätte saada, siis tal on see pilt lihtsalt, et siin on palju probleeme. Ja ega see odav ka ei ole see 75 sekundit. Aga nüüd, kui minna sellisele andmeteaduse meetodile, siis kõige lihtsam oleks arvutada liikuv keskmine üle 30 päeva, et viimase 30 päeva kõik läbimüügi kokku liita ja siis jagada selle päevade arvuga ja saada siuke keskmine, mida siis saab kasutada ennustuseks. Ja kui näha, siis tegelikult seal on kõik need hüpped ja allaminemised, aga kui seda nii-öelda kokku panna nädala peale, siis see võiks tegelikult olla täitsa okei. Ja see uueneks iga nädal. Aga see on kõige lihtsam, seda saab teha Excelis. Ja kui nüüd minna edasi, siis kasutada spetsiaalset tarkvara nimega Prophet, mis on Meta poolt tehtud just selliste aegridade ennustamiseks. Siis näha on, et siin on treening ja valideerimisandmed ja siia peale on mudel pakkunud meile siukse ennustuse, mida me näeme võrreldes selle treeningandmetega, kus ta siis otsis kõige lähedasemat sellist matemaatilist funktsiooni ja siis, et kuidas see peaks siis tulevikus välja nägema.
ja ma ütleks, et see on täpsem ja arusaadavam kui AI lahendus ja seda saab nüüd edasi kruttida, siia sisse minna ja seda muuta ja seda saab, see uueneb ajas. Ja lisaks on ka eelis see, et selle treenimiseks või selle nii-öelda ühe ennustuse tegemiseks võttis umbes paar sekundit võrreldes meie AI lahendusega, mis võttis nii palju rohkem ja oli ka kuidagi kehvem. Ja nüüd see oli siuke väike näide, aga nüüd on küsimus, et kus seda veel saab kasutada. Ja siis ongi, et mis asju saab ennustada. Ja ennustada saab siukseid andmeid, ehk siis me peavad olema andmed, kus esinevad mustrid. Ja mustriteks üpris iseenesestmõistetav, et kui andmed läheb täiesti suvaliselt, siis seal ei ole võimalik midagi ennustada. Aga kui on mingid mustrid, mida näeb ka inimene silmaga, siis on seda võimalik ennustada ja sellisteks on näiteks toodete nõudlus, just äri kontekstis, müügiandmed, aga see kõik eeldab, et on olemas ajaloolised andmed, siis on olemas ka kasutajate arv ajas, erinevatel veebilehtedel, erinevatel tööriistadel, et teada, et mis on serveri kulud. Siis on, mida me oleme teinud, on lootuslikud protsessid, näiteks puidutööstuses on tähtis teada, et mis on puidu kättesaamine ajas, et näiteks siis kui ilm on kehv, siis on rohkem puitu, mida lõigata saematerjaliks. Ja viimaks on ka erinevate tootmisprotsesside, mis on sarnased lootuslikud protsessidele, kus meil siis on erinevad masinad ja nende väljatulek, ehk siis nende efektiivsus varieerub ajas, aga kuidagi mustriliselt. Ja kõike seda saab ennustamispanelitega siis prognoosida. Siit edasi ma annan sõna Kadrile. Jah, aitäh. Teine teema siis pildi ja dokumendi analüüs. Nagu juba räägitud sai, siis keelemudelid tegelevad üldiselt keelega, mis võiks juba anda mingis mõttes väikse vihje sellele, et tõenäoliselt piltidega nad niivõrd hästi hakkama ei saa. Aga ometigi, kui sa nüüd mõne pildi sisestad võib-olla ChatGPT-sse või kuskile Claude'i või Gemini'sse, siis ometigi midagi ta teeb sellega. Ehk siis siit ka küsimus, mida ta teeb ja kas see on ka kasulik. Et selleks selline lihtsakoeline näide, jällegi netist avaandmete pealt, nagu tekstiili kvaliteedi kontroll. Kujutame ette, et meil on mingisugune tekstiilitootmisettevõte, kus on siis selline tooteliin ja sealt tulevad skaneeringud erinevatest kanganäidestest siis. Ja meil on selline andmestu, mis on siis ära märgitud, et kas toode on nagu adekvaatne ja hea. Sellisel juhul on seal kirjas good või on ta damaged, ehk siis on mingisugused, ma ei tea, kiud on katki või jooksevad liiga paksult või ühesõnaga toode ei ole kvaliteetne. Nagu ikka tootmisliinil me tõenäoliselt tahame neid siis nii-öelda otse tabada neid näidiseid, mis võiksid olla ebakvaliteetsed. Et kuidas seda siis teha? Vaatame siis GPT vastust. Selles mõttes lihtne prompt, et talle on antud siis skaneeringu näidis ja küsitud, et kas tegemist on hea või halva skaneeringuga. Antud juhul ta ütleb, et see on katkine, mis loomulikult ei vasta tõele. Tegemist on ühe näitega nendest headest skaneeringutest. Aga iseenesest isegi kui ta vastaks hästi ja õigesti, siis koheselt tekivad siin teatavad küsitavused. Esiteks, kuidas ta selle otsuse vastu võtab? Me tegelikult ju ei tea tema hingeelu. Seda vaatame kohe lähemalt ja teiseks, see väike nurk siin all võiks öelda, et 26 sekundit sellise ühe pildi hindamiseks. Kui me räägime sellest, et tõenäoliselt peab meil
neid pilte olema hinnatud, ma ei tea, päeva jooksul võib-olla tuhandeid või kümneid tuhandeid, siis see 26 sekundit kipub jääma nagu natuke pikaks. Aga mis siis reaalselt toimub, kui me talle selle pildi saadame? Ehk siis, kuidas juturobotid pilte mõistavad? Noh, meie paneme sinna attach faili, paneme mingisuguse pildi. See on see GPT kastike. Ja esimene asi, mida ta teeb sellisel juhul, on siis see, et ta saadab selle pildi hoopis teisele mudelile. See mudel on siis pildikirjeldusmudel, mis on treenitud tõenäoliselt väga laia andmestu peal, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et ta on võimeline vaatama ükskõik mis pilti ja genereerima sellest, nagu siin eelnevalt mainitud sai, generatiivne AI, genereerima selle põhjal põhimõtteliselt mingisuguse tekstilõigu, mis kirjeldab, mis sellel pildil toimub. Et kui ma panen sinna pildi kassist, siis ta ütleb mulle, et see on hallikarvaline kass, kes istub diivanil, tõenäoliselt kirjeldab ka tema mingit näoemotsiooni. Antud juhul ta võiks öelda, et see on mustvalge pilt tekstiili skaneeringust selliste mõõtmetega ja kirjeldama võib-olla seal ka mingisuguseid ruumilisi detaile. Aga mis nende mudelite puhul on nagu oluline, on see, et kuna me peame olema võimelised GPT-le andma sõna otseses mõttes ükskõik missuguse pildi ja ta peab oskama selle kuidagi lahti mõtestada, siis see tähendab seda, et need mudelid on väga-väga üldised. Ehk siis väga lihtsustatud näitena võib tuua selle, et ma annan talle mingisuguse pildi puust. Tõenäoliselt ütleb ta selle pildi kohta puu. Et teda ei huvita see, et kas see on kask, tamm, kuusk või mis puuga konkreetselt tegu on, vaid ta ütleb mulle lihtsalt, et see on puu. Mis selliste spetsiifilistemate ja võib-olla reaalselt nagu äriliste ülesannete jaoks väga tihti ei ole lihtsalt piisavalt täpne. Aga loomulikult lisaks sellele pildikirjeldusmudelile kuidagi ta peab andma ju ka sellise tekstilise vastuse. Ja sellepärast läheb tööle ka see süsteemi prompt, millest juba räägitud on, sina oled ChatGPT, blablabla. Ja sinna juurde tekib lihtsalt väike tekstilõik, et kasutaja on lisanud nüüd pildi ja selle juurde on ta kirjutanud sellise teksti. Ja need kaks asja siis lõpuks kombineeritakse ja see liigub sellesse reaalsesse siis teksti ennustus või teksti genereerimismudelisse, see LLM, Large Language Model. Et lõpuks, mida näeb GPT siis reaalselt, ongi kõigepealt lihtne kirjeldus sellest pildist, mis on lisatud, kasutajapoolne sisended, mis sa tegema pead nii-öelda, ja see üldine suur lõik, et kes sa oled ja kuidas sa vastama peaksid. Ja selle põhjal teeb ta mingisuguse otsuse ja nagu me teame, siis kuna see kirjeldus ei ole just väga täpne ja keeleliselt ongi väga raske kirjeldada ka mingisuguseid olulisi pildilisi omadusi, siis see vastus, mis sealt tuleb, on peaaegu et mündivise. Ja ilmselgelt ei ole väga usaldusväärne. Ja kuidas seda siis lahendada? Me peame ikkagi tulema sellise keerulise nagu matemaatika juurde ja rääkima pildimudelitest. Antud juhul selle konkreetse näite jaoks kasutatud on CNN-i. Tegelikult pildimudeleid on ka erinevaid ja siin sellesse sügavasse matemaatikasse ei lasku, sest et see on igav ja kedagi see, ma arvan, liiga sügavalt ei huvita. Võib-olla tuleks ära mainida seda, et see NN sealt CNN-is on siis neural network, mis ongi seesama närvivõrk, mida sai eelnevalt mainitud selles sügavõppe kategoorias. See C seal tähendab convolutional, ehk siis täispikalt on ta siis siuke konvolutsiooniline närvivõrk. Aga mis on tegelikult oluline selle juures, kui me vaatame nüüd seda alumist pilti siin, mis näeb väga keeruline ja segane välja võib-olla, on see, et ta töötabki pildi andmete peal sarnaselt sellele, kuidas meie võib-olla vaatame pilte ja üritame sealt leida mingisugust semantilist tähendust. Et kõik need kihid ja see vahepealne siin võib-olla ei ole niivõrd oluline, aga kuidagi vaatab ta seda hobuse pilti ja siin väljundis on näha, et ta ennustab, et jah, tõenäoliselt on tegemist hobusega. Et kuidas ta sinna jõuab, põhimõtteliselt iga kiht, me võime seda lihtsustada niimoodi, et otsib mingisuguseid mustreid. Ja sarnaselt sellele, nagu meie otsime mustreid, kui me vaatame mingit objekti ja mõtleme enda jaoks, et jah, tegemist on hobusega, tegemist on inimesega. Et nagu me tunneme näo ära selle järgi, et seal on kaks silma, need on umbes sellise vahemaga, seal vahel on nina, all on suu.
siis tegelikult see mudel töötab täpselt samamoodi. Ehk siis ta otsib kõigepealt mingisuguseid jooni, siis juba nurkasid, siis kujundeid, siis kujundite vahelisi kauguseid ja põhimõtteliselt mõtestab enda jaoks lahti, mis asi on silm, mis asi on nina ja kuidas need peaksid paiknema selleks, et moodustada nägu või kuidas peaksid paiknema, ma ei tea, jalad, keha ja pea selleks, et moodustada hobune. Ja selle suureks eeliseks ongi see, et me treenime neid tavaliselt selle konkreetse andmestu peal, mis meid huvitab, millest me tahame aru saada ja mille peal me tahame mingisuguseid hinnanguid nagu luua. Mis loomulikult annab üldiselt paremaid tulemusi. Ja ta täidab täpselt seda üht ülesannet, mis me talle anname. Ehk siis, kui meie eesmärk on ennustada seda, või õigemini analüüsida seda, et kas tekstiili puhul tegemist on hea näitega või katkise näitega, siis täpselt seda ta alati teebki. Ta on treenitud selle ühe asja jaoks, me saame seda hinnata läbi selle ühe konkreetse eesmärgi. Ja loomulikult annab ta läbi selle paremaid tulemusi. Ja nagu ka juba mainitud sai, siis siin juures on väga oluline see, et tal ongi reaalselt ruumiline taju. Ta saab aru, kuidas mingisugused objektid või mingisugused kujundid üksteisega suhestuvad ruumis. Loomulikult ruumiline taju ei ole võib-olla millestki või ei ole miski, millest me saame väga rääkida, kui me räägime keelemudelitest, sest läbi keele ruumilist taju edasi anda on tõenäoliselt, kui mitte võimatu, siis üsna keeruline. Ja ei tohiks olla ka siis ime, et selle mudeli lahendus on palju tugevam ja palju täpsem. See graafik on siin selline alguses võib-olla arusaamatu, aga me võime siis seda lihtsustada nii, et vasakult paremale tegelikult liigub selline treenimisaeg, ehk siis mida rohkem me teda treenime, seda rohkem kasvavad need täpsuse mõõdikud, ehk see sinine on siis totaalne täpsus, mis praktiliselt jõuab siin 100%-ni. Ehk siis ta suudab 100% täpsusega alati öelda, kas tegemist on katkise või mitte katkise tekstiilinäidisega. Ja see valideerimistäpsus on siis võib-olla selline teine mõõdik, mis tegelikult näitab sama asja, et kokkuvõttes me võime öelda, et see reaalne täpsus paikneb kuskil nende kahe vahel. Me näeme, et see on siin 96% ja teine on praktiliselt 100% juures, et võime öelda, et 98% ajast annab ta täpselt õige vastuse. Ja niimoodi võiks siis lihtsustada seda joonist. Aga mis on tegelikult võib-olla veel olulisem selle juures või peaaegu et sama oluline, on see, et kui me vaatame siia alla ja tuletame meelde seda, et siin läks vastuse saamiseks ühele pildile 26 sekundit, siis siin puhul anname me sisse talle kuskil vist oli kas 10 000 kuni 100 000 erinevat pilti, mille peal ta siis treenib ennast või üritab jõuda sellise mudelini, mis on adekvaatne neid pilte hindama. Selleks läheb 34 sekundit aega. Ja ainult ühe pildi hindamine, mis siin võttis aega 26 sekundit, antud juhul läheb selle jaoks 5 millisekundit aega. Et kui siin korra minna nagu võib-olla veel rohkem süviti ja mõelda selle peale, et mis siis reaalselt toimub, siis kui me räägime nendest juturobotitest, siis nagu me teame, siis iga kord me ennustame uut sõna. Ja see sisemõtteprotsess ja kõik see võtab alati aega. See tähendab seda, et me teeme järjestikku iga sõna, iga silbi jaoks uue ennustuse. Ja neid ennustusi tulebki kokku võib-olla mingisugune 10 000, 100 000 erinevalt sellest, et kui kompleksne on sisendülesanne ja kui kaua ta selle peale mõtlema peab. Ja sellest tulenebki see 26 sekundit. Selle puhul, kui me räägime nüüd konkreetselt pildi ennustamisest, siis me teeme täpselt ühe ennustuse, et kas see pilt on adekvaatne või ei ole. Ja see 5 millisekundit tulenebki sellest, et me ei pea läbima mingisuguse pikki mõtteprotsesse, see mõtlemine on ette tehtud selle esimese 34 sekundi jooksul ja seda me rohkem jooksutama ei pea. Ehk siis, kui me vaatame selle asja võrdlust, siis selles mõttes tuleb anda au GPT-le just selle poolest, et ta on võimeline kirjeldama ükskõik mida. Et kui me nüüd lisaks nendele tekstiilipiltidele anname talle pilte ka muusikainstrumentidest, siis tal ei ole absoluutselt mingit keerukust öelda mulle, et tegemist on kitarriga või tegemist on klaveriga. Ta saab sellega väga hästi hakkama. Loomulikult, kui me anname nüüd sellele konkreetselt treenitud pildimudelile pildi kitarrist, siis ta üritab mulle hakata vastama selle kohta, et kas see tekstiilinäidis on katkine või mitte. Sest et ta ei olegi näinud mitte mingisuguseid muid pilte lihtsalt kunagi.
Ja noh, loomulikult, kui me räägime pildimudelitest, siis mis on oluline, on see, et teda peab treenima mingisugusel andmestul ja see andmestul peab olema üsnagi suur. Et meil peab olema palju pilte, need peavad olema kvaliteetsed ja need peavad olema juba eelnevalt täpselt ära märgistatud, et tal saaks tekkida mingisugune mingi arusaam, mingi võime selle konkreetse ülesande kohta. GPT selles mõttes võtab vastu ükskõik mis pildi ja kirjeldab seda enam-vähem adekvaatselt ilma mingisuguse eeltreeninguta selles mõttes. Aga siiski, kui me räägime reaalsetest tulemustest ja täpsusest, siis selliste päriseluliste ülesannete jaoks GPT tihtipeale lihtsalt jääb alla. Et selliste spetsiaalsete ülesannete lahendamisel on ta lihtsalt halb valik. Et noh, kui ma teen pildi sõbra käekellast ja küsin, mis käekell see olla võiks ja ta annab mulle enam-vähem sarnase näidise kuskilt netist, siis noh, ei ole eriti vahet, kui ma otsisin midagi samasugust. Aga pildimudel annab selles mõttes ikkagi sellise täpse ja õige vastuse ja seda palju kiiremini ja odavamalt. Et kui me mõtleme ka tegelikult selle aja peale, mis läheb võib-olla selle ennustamise peale, siis noh, nagu oli näha, siis seal on tohutu vahe, et selle LLM-i mõtteprotsess on lihtsalt tohutult aeglane. Pildimudelitel sellist muret nagu ei ole. Ja noh, võib-olla paljud on juba kokku puutunud sellega ka, aga kui me räägime keelemudelitest, siis üks pidev probleem on see, et neil on selles mõttes jooksev kulu. Et iga kord, kui me ennustame uut sõna või uut silpi, siis seda nimetatakse tokeniks ja igal tokenil on mingisugune reaalne rahaline väärtus. See tähendab seda, et iga natukese aja tagant me maksame selle keelemudeli töö eest peale. Täpselt hindu nüüd vist ei mäleta. Äkki oli, et 100 000 tokeni kohta GPT mudelid, või oli see 10 000 tokeni kohta GPT mudelid kuskil 50 sendist kuni $1, mis ei tundu nagu väga palju raha, aga reaalselt kasutavad nad tokeneid tohutult palju. Ja väga kiiresti tekivad augud taskutesse, kui kasutada GPT-d ja sarnaseid mudeleid just selliste mingis mõttes triviaalsemate ülesannete lahendamiseks. Samas kui pildimudelitel põhimõtteliselt on meil üks esimene jooksev kulu selle peale, et teda treenida ja seejärel saame me praktiliselt tasuta ilma lisakulude, ilma lisaarendusteta sinna sööta juurde uusi andmeid ja nende pealt teha hinnanguid ja analüüse. Et tegelikult ka pikas perspektiivis selline üks spetsiifiline välja arendatud mudel ja noh, mitte ainult pildimudelite maailmas, vaid ka üldse on tihtipeale nii ärilised kui ka puhtalt lihtsalt täpsuse poolest parem. Aga milleks neid pildimudeleid siis kasutada saab? No, esimene eeldus paljude selliste ülesannete puhul üldse on see, et andmeid on palju ja ülesanne on ärispetsiifiline. Et selliseid ümmargusi ülesandeid nagu kirjutada luuletusi ja genereerida mingisuguseid, ütleme, multikapilte, selleks on GPT enam kui võimeline ja ta teeb selle väga hästi ära. Aga üldiselt, kui me räägime ärilistest eesmärkidest, siis tihtipeale, mis juhtub, on see, et kuskil ERBis, kuskil andmebaasis on tohutult palju andmeid, mis on hooldatud, aga mida ei kasutata väga millekski. Ja on palju selliseid spetsiifilisi keerulisi ülesandeid, mida tahetakse lahendada. Ja see on nüüd see koht, kus tulevad kasutusele, antud juhul pildimudelid, aga tegelikult ka üldiselt sellised spetsiifilisemad nii-öelda matemaatilised lahendused, et kui me mõtleme tagasi selle AI kaardi või selle taksonoomia peale, siis kogu see ülejäänud maailm, et kus seda kasutada. Väga hea näide antud juhul on dokumentide struktureerimine, et üks selline väga klassikaline kaasus, mis meile on tulnud tihtipeale on, et potentsiaalne klient soovib siis, meie kliendi potentsiaalne klient soovib siis mingisugust hinnapäringut teha, saadab siis sellega kaasnevad tehnilised dokumendid ja tahab siis saada mingisuguse vastuse. Ja kuna dokumendid on kõigil erinevad, nad ei ole võib-olla alati täpselt samas vormingus, siis kulub tihtipeale päris pikka aeg selleks, et teha hinnapakkumine selle pealt. Aga milleks siis selliseid mudeleid kasutada, ongi siis
See, et võtta see dokument sisse, selle pealt luua mingisugune ühene struktuur, viia see sellisele standardkujule ja sealt siis genereerida näiteks automaatselt mingisugune hinnapakkumine või vähemalt lihtsustada seda tööprotsessi selle võrra, et selle peale ei kuluks võib-olla nii palju aega, et oleks võimalik näiteks ainult üle vaadata see koostatud hinnapäring ja siis see ära saata. Teine näidis samamoodi tegelikult väga paralleelne on joonistatud andmete lugemine, et kui me räägime näiteks mingisugustest tehnilistest joonistest, siis kuidas sealt lugeda mõõte, tööprotsesse, materjali, ma ei tea, tootja nime, kõik sellised asjad. Kvaliteedikontroll, nagu siin mainitud just sai, seesama tekstiili näide, suurtes tootmisettevõtetes on see ka ammu kasutusel juba, et just tootmisliinidel või mingisugustes muudes protsessides ära tabada potentsiaalsed veakohad. Kõige klassikalisem näide võib-olla objekti ja näotuvastus. Tean, et siin Eestis jaemüügiettevõtetel on juba sarnane asi kasutusel. Küll aga kuna Eestis näotuvastus on selline GDPR-i tõttu keeruline dilemma, siis mida tihtipeale hoopiski tehakse, on näiteks see, et vaadatakse inimese riideid ja siis nende riiete põhjal, ütleme, et sul on seljas roheline särk ja sinised teksapüksid ja valged tossud, siis neid on võimalik tuvastada piisava täpsusega, et on võimalik linkida siis see inimene ka tema järgmiste külastustega, on võimalik vaadata seda, et kus ta poes liigub, mis lettide juures ta kauem aega veedab ja selle põhjal koostada siis mingisugused profiilid, ilma et seda peaks linkima konkreetse inimese konkreetsete andmetega. Ja sellega saab see osa läbi ja annan sõna tagasi Hendrikule. Ja siis viimaseks näiteks võtsime optimeerimismudelid, mis on ka kõige nii-öelda huvitavam ja sihuke spetsiaalsem tüüp. Ja kui nüüd vaadata, siis küsimus on, mis on optimeerimismudel ja millal seda kasutada. Et optimeerimismudelit saab siis kasutada, kui on vaja teha valik. Et on mingid valikud näiteks tootmises, et mis toodet toota, on valikud transpordis, mis asju transportida, on laoseisu valikud. Aga need valikud peavad ka olema matemaatiliselt võrreldavad. Et siin ei saa teha valikuid näiteks äriliste eesmärkide ja selliste asjade vahel, mida on raske kirjeldada. Aga kui need on matemaatiliselt kirjeldatavad, siis saab ka neid võrrelda kasutades optimeerimismudelid. Ja optimeerimismudel siis vaatab kõik need valikud läbi, arvutab välja kõik võimalikud variandid ja siis valib neist või pakub kõige parema. Ja nüüd on küsimus, et mida siis on vaja, et kasutada neid. Et esiteks on vaja meil mõõdikut, et see on see, mida me tahame siis optimeerida, siis kas maksimeerida või minimeerida. Selleks kõige tavalisemalt on kasum, aga on ka näiteks materjali väljatulek mingis tootmisprotsessis, siis ajakulu, siis ka kütusekulu transpordis ja kaugus ka transpordis. Ja neid saab kõiki, siia saab veel näited tuua asjadest, mida siis saab arvuliselt kirjeldada. Teiseks on meil vaja muutujaid, et see on siis, kuidas me kirjeldame enda valikuid. Ehk siis me kirjeldame kõik võimalikud teekonnad, öeldes, et mis linnad on ja mis nende lindade vahel on. Kirjeldame ära näiteks, et mis tooted me saame toota, kui palju iga toode maksab, mis selle omahind on, mis see müügihind on ja siis ka millal neid toota. Viimaks on ka meil piirangud, et meil on erinevad asjad, mida me ei saa päriselus teha või looduslikud sellised piirangud, näiteks meil on masinatel erinevad jõudlused, maksimaalsed kogused, siis on ka maksimaalne tööaeg ja siis ka võimalikud toodete mõõtmed ja sellised asjad. Nüüd, kui edasi minna, siis me võtsime endale näiteks
tööde planeerimise. See on sihuke hästi abstraktne siinkohal, see on minu enda poolt genereeritud. Kui nüüd vaadata, siis siin on meil antud tööd, 6 tööd, mis siis tööd koosnevad 3 etapist, kus me kasutame mingeid masinaid ja masinaid on meil 3 ja iga töö siis võtab mingi aja mingil masinal ja seal on järjestatud, et mis järjekorras peab neid masinaid kasutama. Igal tööl on ka tähtaeg ja siis ka kasum või siis jah, et sihuke nagu matemaatika ülesanne. Ja nüüd me saame ära kirjeldada, et mis need muutujad siin on. Et muutujad on meil mis masinal, millist tööd teha, mis ajal. Ehk siis see on see nii-öelda ülesanne, mida me tahame optimeerida, kus me saame need valikud teha. Järgmisena on meil need piirangud, et mis raamistikus me saame neid muutujaid muuta seal. Siis meil on 3 masinat antud, meil on antud 6 tööd, meil on mingi ajakulu töö kohta, tööjupp siis tuleb teha järjest, et me ei saa seda selle esimese töö masin ühe etappi teha 2 tükis, vaid peame tegema 1. Ja siis lisasime ka viivise, et kui ületame tähtaega, siis kasum väheneb 10 eurot tund. Ja viimaks on meil mõõdik, siin on see lihtne, et mis on kasum. Ja nüüd kui edasi minna, siis me saame anda kõik selle Gemini Thinkingule, mis on ka üks nagu ChatGPT hästi võimas keelemudel. Ja saime hästi pika ja pealt näha ilusa vastuse. Seda ei pea lugema, aga kui edasi minna, siis siin on näha, et on loonud meile ka tööplaani, kus on masinate koormus, kena ja siis ka erinevad analüüsid ja kulud. Ja viimaks on välja arvutanud ka meile selle kasumi. Ja kõik see on meil töötanud selle thinking mudeliga, ehk siis siin taga on kasutanud mingit tööriistu, mida me ei tea, kuidas, ja lisaks ka teinud mingid muud analüüsiprotsessi. Aga viimaks, kui nüüd veel korra edasi minna, siis saame selle puhaskasumi, mis meil on 3504 eurot ja kokku jooksis ta 50 sekundit. Aga nüüd, andes selle ülesande meile või siis kasutades kõige mõistlikumaid lahendusmeetodeid, siis saame teistsuguse tulemuse. Et võtsime kasutusele Google Ortoolsi, mis on üks tuntumaid selliseid optimeerimismudeleid ja kirjutasime kiire koodiõpikese, võttis tunnikese või 2 ja saime lasta tal optimeerida selle ja siis kirjutada välja selle tulemuse. Et see on siin sihuke tehniline, et ei teinud siia ilusat graafikut, aga kõik info on olemas. Me saime, et kasum, kõige parem kasum, mis on võimalik, on 3514 eurot, ehk siis Gemini lahendusega 10 eurot rohkem, aga see tegelikult ei ole suur vahe. Aga nüüd, kui võrrelda siin muid asju, siis me saame, et see optimisatsioon võttis aega vähem kui 1 sekundi. Siis me teame, et see on optimaalne, et me teame, et kõik võimalused on läbi vaadatud. Me teame, et me saame siia teha kiireid muudatusi, muutes sinna ära näiteks erinevaid piiranguid või muutes võimalusi ja me saame selle kohe uuesti jooksma panna, mõttes vähem kui sekundi. Ja seda sama tööriista oleme ka kasutanud erinevate tootmisprotsesside optimeerimiseks. Nii et järgmise slaidil ongi kohe näha, mis on need võimalikud optimeeritud ülesanded. Esimeseks näiteks võtame tootmisplaani,
mis on sarnane sellega näitega, kus siis on vaja valida, et mida toota. Ja kui tooted on ilusasti ära märgitud, matemaatiliselt andmed on olemas, siis on täitsa optimeeritav. Lisaks on ka tarneplaan, et on erinevad tähtajad ja erinevad transpordimeetodid, siis see on ka optimeeritav. Kolmandaks on meil tööajad, et erinevate töögraafikute ja ajaplokkide planeerimine on täiesti tehtav ja loogiline selliste tööriistadega. Ja viimaks on meil ka erinevate laoseisude optimeerimine. Et siin on hästi ilus see, et me saame panna kokku selle optimeerimise nende varasemate ennustusmudelitega, et ennustada, mis on meie tellimused, mis on erinevad järgmise kuu ostud ja selle põhjal, nende ennustuste põhjal, siis optimeerida, et mis võiks olla meie laoseis, et täita neid tellimusi. Ja siin ongi siis kokku võetud kõik need meie 3 näidet, kus siis esimesed olid ennustusmudelid, teised pildi ja dokumendi analüüs ja kolmandaks võtsime optimeerimismudelid. Ja nüüd annan sõna üle Eevale. Jaa, aitäh. Meil on aeg küll juba üsna läbi, aga ma tahtsin veel rääkida sellest, et kuidas võiks alata teie teekond, ütleme, teie ettevõtte spetsiifiliste AI lahenduste loomise suunas. Et see, kuidas me Oixios soovitame klientidel seda teekonda alustada, et mida selle teekonna teie ettevõtte spetsiifilise AI lahenduse toomine teatud protsessidesse, mis juba toimetab, mis juba optimeerib, mis teeb mingisuguseid tegevusi teie eest, et selle jaoks tegelikult me oleme klientidega teinud kõigepealt sellise AI strateegia arutelu, mille tulemusena me loome siis AI teekaardi, mis kirjeldab siis AI-ga lahendatavaid, ütleme, võimalusi, et me leiame kitsaskohad ja missuguste kitsaskohtade või protsesside või ütleme, strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on võimalik AI töövahendeid kasutusele võtta. See teekaart on siis selline loetelu võimalustest, millega siis ettevõtted lähevad edasi konkreetsete otsuste juurde, et missugused on need prioriteetsed teemad, kuhu ettevõtte aega, inimeste tööaega investeerida, kuhu see AI töövahend sisse tuua ja nendes konkreetsetes fookusvaldkondades siis teeme ettevõtetega tööd, et teha siis konkreetne juba taktikaline tööplaan, missugused tehnilised lahendused vastavate ülesannete lahendamiseks tuleks valikusse võtta. Investeeringuid tuleks hinnata ja kui sealt siis jõuab otsusteni, siis me saame rääkida sellisest lahenduse loomisest. Kas siin võib olla lahendus mingisuguse valmis GPT lahenduse kasutuselevõtt teatud osas, mingi koolitus, inimeste ümberõpetamine, aga siin võivad olla siis ka sellised projektid, millest me täna oleme rääkinud, konkreetsed automatiseerimisülesanded, konkreetsed optimeerimisülesanded, konkreetsete teie ettevõtte andmete peal toimuvate selliste näiteks ka omamoodi juturobotite loomine ja nii edasi. Et
ja kui need projektid saavad ellu viidud, siis AI on ka natuke nagu võib-olla mingit moodi masin, et selle AI-ga opereerimiseks ettevõtted kirjutavad siis ikkagi AI kasutamise reeglid, kuidas selle AI-ga opereerida. Seal on kindlasti turvalisuse teemasid, mida rääkida, et kuidas ettevõtte andmed hoida turvalisena, kuidas seda AI-d käsitleda. Kindlasti tuleb suuremate AI projektide ettevõttesse toomisega rääkida inimeste, ütleme, mõtteviiside ja töötegemisviiside muudatustest, edendada oskusi sinna suunas, et ära tee seda ise ära, vaid anna see siis AI-le ja kontrolli teda näiteks 3 kuud. Pärast seda, kui sa usaldad teda, siis sa saad leevendada seda kontrolli ja usaldada selle töö siis sellele tehnilisele abimehele. Ja samuti AI lahenduste jätkuarendused, et see, kuidas me oleme klientidega alustanud AI selliste ettevõtte spetsiifiliste AI lahenduste sissetoomist on läbi proof of concept'ite ehk siis nagu pisikeste sammude. Me loome mingisuguse olukorra jaoks piloodi, testime seda pilooti ja kui selle piloodi käigus tekivad uued mõtted, tekivad uued arusaamised, siis me arendame neid ka pidevalt edasi, andes järk-järguliselt rohkem, ütleme, otsustusõigust või rohkem sellist automaatikat sellele töövahendile üle ja nii nagu vabastades siis inimesi, ütleme, sellistest töölõikudest, kus on vaja teha andmete põhiselt igapäevaselt hästi palju otsuseid, et need asjad annab nagu viia siis nagu selliste sammudega sellele AI töövahendile üle. Ja minu ülesanne alati webinari lõpus on teha üleskutset, et kui teil on oma selline lähtekoht, kuhu te tahate AI töövahendeid sisse tuua, siis tulge tehke seda meiega. Et meie täna oleme siin siis üks osa OXO Digitalist, OXO tervikuna pakub väga eriliiki teenuseid, aga meie siis täna oleme siin ärianalüütika, ütleme, valdkonnast. Me oleme teinud erinevaid ärianalüütika lahendusi juba üle 10 aasta. Me tegeleme õigete andmete toomisega andmelattu, ärianalüütiliste aruannete loomisega, aga täna ka tegelikkuses andmete pealt juba AI abil erinevate prognoosimisteemadega tegeleme, erinevate automatiseerimistegevustega, et sama andmestu pealt ei pea alati kõik asjad tulema aruandest välja loetavana, vaid tegelikult saab ka juba anda sealt edasi sisendeid sellistesse tegevustesse, mida tavaliselt inimesed teevad. Ja täna meeskond siis meil meeskond on kogenud ja sertifitseeritud Microsofti platvormil, et me teeme lahendusi Microsoft AI Foundry peal, me teeme Microsoft Fabriku peal, mis on andmeplatvorm, millel on AI võimalused, et sõltuvalt siis situatsioonist me vaatame siis, missuguse tehnoloogiaga seda väljakutset siis lahendada. Aga jah, väga erinevad töövahendid Microsofti portfellist ja need integreeruvad väga kenasti selliste igapäevakontori töövahenditega, mis on siis Office'i tarkvarad. Meil on au olnud koos töötada selle 10 aasta jooksul väga paljude erinevate ettevõtetega eriliiki lahenduste loomisel. Siin on ka ettevõtteid, kellega me oleme AI lahendusi ehitanud või ehitamas ja kõikidele klientidele, kui mõni teist siin ka on, suur aitäh selle usalduse ja koostöö eest. Ja kes siin ei ole, siis ma loodan, et te võtate ühendust, sest oleks väga suur au ka teid siia pildile üks päev tulevikus lisada. Nii, ja et võtta siis kokku kogu see meie tänane seminar, et rääkisime teile siis sellistest AI lahendustest, mis ei ole tavalised chati akna kaudu nõu küsimise stsenaariumid, vaid konkreetsemad ettevõtte spetsiifilised lahendused eriliiki ülesannete lahendamiseks. Ja ma loodan, et te leidsite siit mõned mõtted, millega edasi töötada. Üks selline võib-olla konkreetne
konkreetsem stsenaarium tuleb meil nädala pärast jutuks, dokumentide automatiseerimise võimalused AI ja Power Platformi abil. Et see on siis üks konkreetsem stsenaarium, et kui teil tuleb palju sisse emaili teel või PDF-i teel, ma ei tea, müügipäringuid või ükskõik mis liiki infot, mida te tahate tegelikult lõpuks kuskile süsteemi viia, siis see on see koht, kus see on see üks näide, kus siis nagu saame jälle lahendust pakkuda. Ja kui mõni muu teema jäi meelde või süttis siit mõni muu idee, siis tule anna endast märku siis kas meile kirjutades otse, kes me siin täna oleme, või siis võtke ühendust läbi meie kodulehe ja siis juba võtame teiega ise täpsemalt ühendust, et rääkida, mis on siis see teie valu ja kuidas meie teie valu siit Oiksoo digitaali poole pealt leevendada saaks. Registreerimise jaoks on see QR-kood, ma ei tea, kui palju nurgal ta teil on, et sellesse järgmise 4 päeva webinarile ja muus osas ma jätan selle pildi siia ette. Ütlen teile aitäh ja soovin ilusat päeva jätku kõigile. Aitäh, et osalesite!